Said tööle või? Said tööle või? Vist tundub, et töötab. Näita. Oota! Luka! On Luka? Kas on? Jaa, vaata Remi Kristjan on seal. Anna-Laura! Olivia! Patrick, sa oled nii suureks kasvanud. Tšau! Ja sinu terekit ei tunne ka ära enam. Vaata, Jakob! Me kohtusime nii kaua aega tagasi. Me oleme siin Alpiles. Ja me mõtlesime, et me saadame teile väikese tervituse. Me meisterdame täna või? Meisterdame muidugi. Aga laulame ka või? Kas mõni sipsik on möödunud nii, et me ei laula? Ei. Ei või ole. alustame hoopis räppimisega. Muidugi. Räppime. Tule kevad, tule rõõmsalt, hakka tööle hoolega. Tiki muru puud ja põõsad rohelise tooniga. No nii. Tere, kallis Sipsiku pere. Mina olen Dagmar. Mina olen Pilleri. Ja täna meil on plaanis teha selline üks väike meisterdus. Selle jaoks sul läheb vaja klaaspurki või plastmasstopsi või mõnda muud anumat. Kuhu sisse sa saad pärast mulla panna. Aga alustame sellest, et kaunistame oma anuma, oma purgi, oma topsi ära. Aga enne veel, kui sa alustad, kutsu ka kampa oma vanemad. Sest Sipsikus me meisterdame ju alati terve perega koos. Alustame siis. Mul on pakitäis jäneseid. Mina olen otsustanud värvilisest paberist lõigata detailid ja kasutan neid liikuvaid silmi. Kui purgi kaunistamine on valmis saanud, siis järgmiseks hakkame istutama. Meil on siin odraseemned ja muruseeme. Ja kuidas istutamine käib? Kõigepealt anname murda. Väga mõnus on saada näpud mullaseks üle pika aja. Ja muidu on kogu aeg olnud lumised viimased mõned kuud. Umbes poole purgini paneme mulda ja järgmiseks kastame selle mulla ära. Kui palju me kastame? Kas täitsa märg? No ikka, et oleks märg ja mitte et upuks, aga... Ütle, kui aitab. No vast aitab nüüd. Ikka. Päris märjub sai. Okei, järgmiseks paneme siis. Mina panen odrasi. Mina panen muruseeme. Ja siis ilusti hajutatud laiali. Hajutan laiali. Mitu seemet umbes? Palju. Palju seemneid. Siis paneme peamiseks kihiks natukene mulda. Ja et seeme saaks hakata kasvama, selle jaoks sul tuleb tema eest hoolitseda ja aeg-ajalt seda kasta, hoida muld niiskena. Et seeme saaks minna idanema ja sellest kasvaks muru. Aga teate, mis oleks vahva? Kui teie ka meisterdaksite ja saadaksite pildi oma meistriteosest meile selleks kuupäevaks, sellele aadressile, et me saaks teie saadetud pilte enda järgmises videos teiega jagada. Täpselt 2 nädala pärast kohtume jälle ja vaatame üle ka, mis meie meisterdusest kasvanud on. Kas te mäletate, milliste sõnadega me alustasime tänast meisterdamist? Kas ei olnud mingi räpp? Mingi kevade räpp? Tule kevad, tule rõõmsalt, hakka tööle hoolega, tiki muru, puud ja põõsad rohelise tooniga. Nii oligi. Just. Oi, aga mis see sul siin on? See on üks 5-keelne kannel. Vau, ja see teeb häält.
me mõtlesime räpile viisi ka ja me saame selle kõik koos lõpetuseks laulda. Väga vahva. Tule kevad, tule rõõmsad, hakka tööle hoolega. Tule kevad, tule rõõmsad, hakka tööle hoolega. Tiki murupuud ja põõsad rohelise tooniga. Tiki murupuud ja põõsad rohelise tooniga. Tule kevad, tule rõõmsad, hakka tööle hoolega. Tule kevad, tule rõõmsad, hakka tööle hoolega. Tiki murupuud ja põõsad rohelise tooniga. Tiki murupuud ja põõsad rohelise tooniga. Yes. Me näeme jälle täpselt 2 nädala pärast. Seniks olge hoitud Ja olge terved. Tšau!